No tervist, pole väga see mingi pitsavloog, aga siit on näha 19,9 kraadi on väljas. Kell on õhtul kell 8, mul on keeramata see. Siin siuks puraka välja, et siin see talv on juba omajagu võimust võtnud. Et pitsaaegis mõtlen omasuguse lume peale, talv on võimust võtnud. Et loodan, et on näha hästi. Ei ole ka. Mõtlesin, et paneks selle, kas buss käima läheb. Okei, uks ei tule isegi lahti. Tuleb ikka. Nii, kas buss üldse käima läheb? Üks päev siin proovisin, kuidas diiselkütte käib, sellepärast on see kõik siit jääs. Oi. Ma saan aru, mis öeldaks, kui õlid paksud on. See pole kunagi nii raskelt käinud. Eks vaatame, mis käima läheb. Nii. Oi, paneme kohe vaiksemaks. Cold start. Nii, kustused ära. Paneme volüümi vaikseks. Ja nüüd. Ahah, ohi, ei lähegi. Nii, päris huvitav puraks, läinudki kohe käima. Proovime söö korra veel. Panen selle peale. Ütleme, kuni need kustuvad ära. Kunagi, kui ma diagnostikat tegin, siis oli kirjas, et mingi, mis on see glow plug error, aga vaatame. Kui nüüd ei lähe, siis rohkem ei piina. Korralik cold start vist. Oi, peaaegu lubas. Tavai, viimast korda proovime veel. See on juba nagu pulli pärast võiks teha. Akkude pärast ma ei põe, ma ei pea homme kuskil sõitma, nii et tavai, viimast korda. Nii, eelsüüd on ära ja kas läheb käima või? Käib küll, käib. Ei, okei. Ei hakka piinama teda rohkem. Praegu käima ei läinud. See on siis 3 korda katsetasime. Ehk siis võib vist öelda, et eelsüüti küüned on läbi. Aga otsest vajadust ei olnud ka, aga õhk on küll nüüd diisläisu täis. How dare you? Igatahes, et see tegelikult toimib. Buss on kõik hea. Ja ma tahtsin näidata. Ma üks päev siin rooksin lund, siis oi, see oli viga. Igatahes, sellega on kehvasti. Ehk siis võtsin kõik kontrolleri välja ja siin oli ka see display. Ehk siis ma panin ta lihtsalt huvi pärast käima, näha, kas üldse saab sooja sisse. Ei saanud, või tähendab sai. Panin, see oli õues, või sees oli -1, suhtsuke -1, -2 oli. Panin see diiselkütte käima, lükkasin lund, ma ei tea, 20 minti, pool tundi, mitte väga kaua. Ja 13 kraadil sees, kõik toimis hästi. Siis mõtlesin, et lähen, panen kinni. See asi läinud kinni. See kontroller lihtsalt ei nagu reageerinud nuppudele. Ma ei saanud seda kinni. Ma vajutasin igasugust nuppe, tegin igast asju. Lõpuks sain kinni. Ma ei tea, kuidas igatahes. Ma tellisin uue kontrolleri ära. Ehk siis seda on ikkagi vaja päris -20-ga ma seda pitsat siin ka ei tea, aga et kui nagu natukenegi teha, siis võiks seal soe olla. Ehk siis see võiks nagu jalgadel ikka natuke puhuda. Jah, see läheb kõik sihukest välja, aga ikkagi. Siis on teada, et eelsüütiküüned on ka läbi. Need ma ei mäleta, kas seda oli lihtne vahetada mitte, aga ma ei hakka nüüd praegu siin vahetama. Ühesõnaga, ootame, kas jõuab see kontroller kiiresti kohale, et saaks selle kütte nagu tööle panna, saaks siis asju edasi teha, sest tegelikult päris huvitav niimoodi teha, et
kui õues on natukene jahe. Igatahes näeme mõne hetke pärast. Nii, see diiselkütte emaplaat ei ole veel jõudnud, küll aga on vahepeal metsikult lund tulnud. Ma ei tea, kas te näete, aga jõhkrad hanged, mul on seda bussi mitu korda puhastanud. Ma ei tea, eelmise korraga ei anna võrreldagi. See diiselkütte emaplaat peaks olema juba maandunud siis Euroopa poole peal. Ehk siis kui see tuleb, siis võiks hakata mõtlema, et teeks pitsat, sest probleem on selles, et ahi kütab küll palju, aga ahju küdemisega tarbib gaas balloonist gaasi ja siis jahtub ise maha. Ehk siis kui ta läheb jääst, siis ta ei anna gaasi välja, gaasi aurustu. Selleks ma tahaks sinna toa soojaks lasta, et gaasiballoon saab soojas olla ja siis ta aurustab paremini gaasi. Igatahes ma vaatasin, et homme on päikseline päev Jürnu järgi. Ehk on ka, mul on siin katusel see paneel, et ma olen vahepeal seda bussi enda vevastavat TB-sprecherit kasutanud, siis sellega ka mingid jamad, kui oli vaja, siis ta läinud tööle, sest ma ükspäev sõitsin ja nüüd ta läks tööle, ehk siis akut on vist kulunud ja mõtlesin, et võtaks selle energia vaikselt tagasi. Aga siin peal on siuke jõhker lumehunnik, et teen selle kohe puhtaks. Siis vaatame, kas homme selle päikse ajal on ka mingit nagu tootlust. Ehk siis teen käbe puhtaks selle ja siis vaatame edasi. Siis mul on siis 2 sihukest asja, mul on puhur ja see Schwaba või mina kutsun jäänd puhtaks siit teha. Ongi kõik. Lähen vaatame katusele, mis siis välja tuli. Ehk siis on paneel puhas. Nii, võiks nagu olla. Vaatame siis, kas on nagu tootlust, et mul otseselt vajadust ei ole, aga mõtlesin, et huvitavaks proovida, et mis talvel saab. Päikest kaua ei ole. Äkki panen siis pärast mingid andmed siia, et paneel on puhas. Ma ise mõtlen seda, et paneel on ise ka must, siis ta nii-öelda tõmbab ka soojust parem ligi ja võib-olla sulatab selle ära, mis seal peal oli. Ei saa ainult oodata, siuke huvitav lihtsalt silmaringi värk. Nii palju ka, et vahepeal käisin, aitasin naabrimeest, tõin mööblit ära. Sõitsin bussiga, kõik oli tipp-topp, ainult see, et hommikul, kui ma panin kella 7-ks lisakütte tööle, siis see ei hakanud tööle. Päeva jooksul proovisin 3-4 korda veel, saaks väga ilusti. Ehk siis ma ei tea, mis viga oli, üks päev lasin tal 45 minutit lihtsalt käia, et põletaks puhtaks, kui midagi vaja on, kui midagi seal sees on halvasti, aga ikkagi pinge oli, praegu ei saa näidata, ukst lukus. Aku pingele 12 volt ikka ja see on 2 ampertundi, et peaks suht hästi saama seda käiat, aga kõige olulisem vaatama, kas homme päiksest tuleb midagi. The next day. Nii, kui viimati rääkisime, siis oli vist mingi -2-3 õuest, täna on -11 või vähem. Ehk siis ma panen siia kõrvale pildi palju, siis eile tänapäeval seda voolu sain päiksest. Ehk siis ma sain 30 vatt-tundi. Kui ma õigesti arvutasin 12 voldi peal ümber arvutades, see on 2,5 ampertundi, nii et väga mitte midagi. Aga see oligi lihtsalt katsetuseks. Nüüd on see, et päev edasi see diiselkütte kontroller on juba Leedus. Ma võtan nüüd selle diiselkütte, mul olid võtmed maha praegu, selle siit maha, sest ma tahan teha ka sellele suure hoolduse. Tervitan siinkohal Luigit Normast, et suur hooldus. Ta vahepeal sutsis, mis ta oli eelmise episoodis. Mul on olemas sellele mingid tihendid, mingi võrk, sütiküünal, ma vahetan kõik need ära. Ma võtan selle siit maha ja siis vaatame, kas saame laua peal seda näidata või vahetan jupid ära ja ootame juba seda plaati, nii et võtan vähemalt selle siit maha, aga see on suht siuke luumanikus ronimine, nii et teen ruttu ära. Later. Nii, oleme tuppa jõudnud. Siukse asja olen ka tellinud. 2 mingit tihendit, 1 tööriist, et saada seda võrku kätte, võrgu paigaldustööriist, küünal, mingi spetsvõtmega. See siis läheb kuumaks ja hakkab süütama. Sellega saab välja, ühesõnaga selle sees hakkab siis kütus siis põlema. Mul on mõte vaadata, mis seisus on need seal ahjus sees. Ehk siis võtame selle korra lahti. See ei ole suur töö, aga ehk siis suhteliselt lihtne ehitus. Kate maha. Ja kui ma võtan selle siit alt lahti, siis
nii, siit on näha. Mis on näha? Aga mingit tahma praegu ei paista. Nii. Ja põhimõtteliselt on siis see, et siit läheb õhk sisse. See ventikas puhub siit sooja edasi ruumi ja annab ka sisse põlemiseks õhku ja siit tulevad heitgaasid välja. Siin on mingit nõgi näha, aga võtame selle siit ka lahti. See on see ventikas, mis ajab põlemise õhku. Siit tõmbab sisse, siit puhub kambrisse. Selle laagriga on kõik hästi. Nii, ja siit edasi on siis, siit läheb õhk sisse ja siit tuleb kütus. Ehk siis siin on see hõõgküünal. Mingi väike sodi on siin otsas, see on väga väike, põhimõtteliselt täiesti puhas. Põhimõtteliselt seda vahetama ei hakka, see on puhas. Järgmise otsaga lahti, siis ma saan näidata, mis seal seda sodi tekitas. Pigem puhas. Kõik on sellest hästi. Väike tahm on serval, aga ei ole midagi, et ma olen nagu hullemat näinud, et siin on kerge tahm, aga see on selline, et sellega ei hakka vaeva nägema, et siit tuleb hästi vähe. See on põhimõtteliselt korras. Mis tekitab probleeme on see ava siin. Ehk siis proovin selle konksuga puhtaks teha, et kui te siit ei saa lisaõhku peale, siis ta on probleemne. Jah, selle võib ära vahetada, kuna see on natukene, ma ei tea, kas mina tegin selle katki, aga selle paneme uue. Ja ega siis ongi sellega kogu see hooldus tehtud. Aga tihendid tulevad küll selliseks, ma ei tea, kas asi on külmast, aga ühesõnaga tulevad siit ära, et need pinnad teen puhtaks. Siis juba paneme uued tihendid ja paneme selle asja kokku tagasi. Kui vemapõlad kohale, siis saame kütte panna. The next day. Mis siseruumides tuli kohale lõpuks uus kontroller, siis selle jaoks 6 vemaplaat, sest vanal on erinev tüüp ikkagi. Need jõudsid kohale ja huvitaval kombel ka pult. Ehk siis ma saan seda uut juhtida. Ma ei mäleta, et ma seda oleks tellinud, aga kui ta on, siis ta on. Kedes, nendeni on natuke aega. Täna paneme aju kokku. Ahi on siis seest täiesti tegin puhtaks. Lisaks tänasele pakile tuli ju ka veel uus tihendite komplekt varuks, sest see, mis mul eelmine on niimoodi. Ehk siis ma võtsin need ka varuks. Lisaks ka uus temperatuuriandur, mis käib siia, mis on siis varasem oli 3 pistikuga, nüüd on 2-sega, ja lisaks ka siis see tihend, mis mul on praegu katsetuse käigus käib panemata, et siia alla. Viskan selle ahju nüüd kokku ja siis paneme asjad niimoodi valmis, et jääb ainult bussile see külge kinnitada. Võtame vana selle ära, paneme uue asemele. Siis põleti jälle see tihend, põleti peale. Lisaks ma panen ka seda vasemääret siis poltide vahel, et kui peaks olema vajadus järgmine kord seda lahti võtta, siis see peaks tulema lihtsamalt. Ei ole mõtet pingutada. Nii, järgmisena läheb siis süüteküünal. Panen praegu vana tagasi, sest vanal pole häda midagi. Ja et seda saaks järgmine kord valutult lahti, siis siia ka natuke vasemääret. Järgmisena on siis järgmine tihend. Loodame, et see ei ole katki. Läheb siia peale ja siis läheb puur ja poldid kinni. Nii, seega koos. Ja ka nüüd polegi midagi, kui paneme ta täitsa kokku. Paneme ta siit läbi. Vaatame, et ükski küünla ei kuskil vahele jää. Kõik käib vabalt ja gaas peale. Väga lihtne, lihtsa lahenduse, lihtsa ehitusega asi. Kogu asi koos ja ongi küte. Ja nüüd peale ka siis tihend. Ja on kõik. Ehk siis see läheb
autos olevasse toitjasse ja ongi valmis, et siuke küte on. Mul on ta siis sellise brändi omaga. Kogu internet on neid täis, et saab väga odavalt osta, et kellelgi on vaja mingit kütet kuskile, siis see on selline variant. Igatahes nüüd lähme paneme selle bussi ja hakkame kütma. Hello! Nii, täna on siis see päev, kus paneme paika selle kütte siia. Läheb siis see. Ehk siis nii pidi. Ja pärast ühendame kõik muud asjad. Täna on suht hea ilm, mingi 5-6 kraadi miinust. See ei sega väga, paneme juhtmed külge. Võiks kõik suht laagent täi olla ja vaatame, mis hakkab sooja tulema. Ma võtsin veel selle ka siit ära. Siin on mingi rest ees. Ma saan aru, et see on oluline, et putukad ja lestakalad sisse ei lähe, aga mingi vend Facebooki grupis tegi mingi mõõtmise ja see tegi efektiivsust hoopis paremaks. Vaatame, seda nagu tunnetuslikult on keeruline välja võtta, aga ma võtan selle ära. Täpselt nii lihtsalt ta käib seest. Panen juhtmed kinni ja alt panen siis kütuse summuti. Õhuvõtufilter on veel praegu transpordis, aga siiamaani töötas ilma selleta, nii et töötab siis ka ilma selleta. Nii, ma olen sealt autolt väljas, panin kella ka õigeks juba. Ehk siis vaatame, mis ta siis tegema hakkab. Ma ei tea, kas see kütuse toru on nüüd tühi või et kas peab pumpama mitte, aga paneme ühe korra paituma. Ventikas hakkas tööle. Ei oska nagu praegu seda hinnata. Tahaks pigem näha seda, et kas suitseb samamoodi nagu enne, aga kindlasti ta ei pruugi praegu esimese korraga käima minna, et ma küll panin klambri peale sellele kütuse voolikule, et välja jookseks, aga mingi toru on natuke ikka tühi, et võib-olla ei lähe esimese käimisega käima. Seni, kui ma näitan, kes tahab ka seda, kui panna ja mõtleb, kuidas toru panna, siis see põlv seal otsas, see on tegelikult 75 mm kanalisatsioonitoru ja Espakis mingi sari müüb see, see on nagu halli, punast ja musta või pruuni. Seda musta ka, et see originaaltoru, mis nad müüvad ka, see on siuke pehme, võib katki kohe minna, aga tundus see nagu tugevam. Põhjal toimub praegu midagi. Hakkab kütuse pumpama. Hääl oli kuulda. Siin on näha ka kütusepump. Käivad üles alla. Ja siit saab vist mingit võimsust ka. Panen praegu maksimumi. Diiselrühm on juba tunda. Ja see ei ole naabrimehe kamaru, mis seal käib. Mingi viga. Error 04. Pain uuesti käima. Nüüd pump käib. See oli olnud selle pumba viga. Kui pump enne käis, ma ei tea. Ma lasin pumbal tavaliselt töötada ja hakkas uuesti jälle pumpama, nii et kas on näha, aga vähe. Alguses tuleb rohkem, aga praegu rohkem. Selle üle ma ei korda, sest see algus võibki rohkem olla. Ja vist läks käima. Hakkas tööle. Tuleb mõnusalt sooja. Peaks ukse kinni panema. Siin näha, põhjalt enam suitsu ei tule. Mingi väike kõrvekas on, aga see on vist algus oli vaja sisse töötada. Mis ma kohe tundsin, et kui ma siit selle võrgu ära võtsin, siis see käega tuntav, see nagu soojuse puhumise hulk on päris palju suurem, et võib-olla mul oli enne liiga palju kurve sellele, aga nüüd on see, et 45 kraadi tuleb kohe sooja. Vaatame, praegu on siin 1,3 juba. Panen selle ukse kinni ja lasen tal natuke töötada. Ja siis ise samal ajal vaatan neid videoid, et kuidas see siis ühendada niimoodi. Puldist ka midagi teha ja natuke vaatan.
nii, sain vist vahepeal targemaks. Ühendasin ära, see oli see jama, et seda ei saanud töö käigus paaritada. Ehk siis üks selle niimoodi on ja töötab. Ja siis plussi ja miinusega saan muuta neid, kui palju puhub. Seal on variant, kas ta võtab siis termomeetri järgi, et kui palju tahad nagu saada toas sooja või siis palju pump lööb ühes sekundis löök, et panin selle praegu põhja. Siis panin selle uuesti käima, nüüd võiks lasta tal rahulikult käia mingi aja. Kell on praegu 15.25 ja 0,2 kraadi. Vaatame, laseme mingi veerand tundi või natuke käia, mis ta siis teeb. Ehk siis laksaks ta korra kuumaks ja tuleme siis tagasi, kui on natuke aega võetud. Nii, möödas on siis 15.57, 25, 32 minti. Just arvutasin kiiresti. Sees on 11 kraadi. Ja siis ehk siis kui ma panen selle umbes siia, siis puhub sellist 70 kraadi, 68-70 kraadi. Sõltub, kui näed, panin natuke sügavamale, kohe 85, ehk siis täpselt tava eest tuleb selline 66 kuni 70 kraadi. Et päris hea. Ma arvan, et see aitab siin bussis jalgadel. Paneme, vaatame kaugelt see ulatab. Paneme kinni. Jääb väiksemaks. Ehk siis ma arvan, et see aitab siis siin jalgade osas nagu sooja teha. Et kindlasti kui bussi uks külguks lahti pitsat teha, siis kindlasti siin pluss 44 ei ole nagu suvel. Aga nagu ma rääkisin, siis gaasipaloon, mis seal all on, see jääb olema soe, et muidu ta lihtsalt on gaas nii külm, et ei aurust hästi. Ja siis on nagu keeruline kütta pikalt. Ehk siis see saab väike challenge olema. 11,8 juba. Aga võtame siit kohalt tegelikult kokku. Sai see kütteosa läbi. Nüüd proovin varsti pitsat ka teha. Nüüd on nagu kõik keeldused olemas. Siis lõpetame siit kohalt selle video ära. Pange like, subscribe. 425 on juba varsti 500 täis. Päris äge milestone oleks. Aga siin on veel aega. Ja siis on 1000 ja miljon. Miljon! Aga siin me oleme, nii et näeme järgmine kord juba, kui pitsat teeme.